tundub, et uksed avanesid ja kõik, kes siis olid juba ootel, pääsesid meie kõnesse sisse ja mõni hea kuulaja ja osaleja veel alles tuleb ka. Tervitused siit Lõuna-Eestist, Tartust, kus praegu just löövad raekoja kellad seda tundi, et kell on saanud 3 ja see tähendab, et saame pihta hakata meie ligipääsetavuse kogemuse kohtumisega. Meil on täna siis varutud nii umbes tund aega, et rääkida kogemustest, et vahetada kogemusi, kuidas korraldada võimalikult ligipääsetavat kultuurisündmust. Sellest siis räägivad täna mitu kõnelejat ja kes täpselt ja mida kuidas, sellest siis kohe hetke pärast. Need head kuulajad, kellel on mikrofon veel lahti, ma siin kõrvas kuulsin sosinat, et võite enda mikrofoni praegu kinni panna, aga kaasarääkimiseks siis pärast avaneb ka häid võimalusi. Tere tulemast kõigile. Minu nimi on Kalle Paas. Mina olen kasutajakogemuse disainer, kasutajakogemuse uurija ja samamoodi kultuurikorraldaja. Ja nagu igaüks meist puutun ka ise ligipääsetavusega iga päev kokku. Näiteks, kuna mu perekond ja sõpruskond on mitmekeelne, pidevalt on küsimus, et kas Tartu ja Lõuna-Eesti on keeleliselt ligipääsetavad või kui ligipääsetavad. Samuti oleme perega aktiivsed lapsevankriga liikujad, nii et ka siis füüsiline ligipääsetavus on teema. Ja igaüks meist võiks tuua neid näited, et kus on meil mingisugune vajadus, soov, mis on siis sellisest nagu täiesti keskmisest võib-olla natukene erinev. Nii et ligipääsetavus peaks meile kõigile olema siis täitsa praktiliselt südamelähedane. Meil on täna kuulajaid nii palju, et ma ei oskagi kohe ise öelda, et mis sündmusti meie tänane publik kõik korraldab. Ma palun esiteks kirjutada chatti, et kirjuta, mis projekti või sündmuse tiimist sa oled. Et siis ma saan päevajuhina ka näha, et ahaa, meil on Lõuna-Eesti igast otsast väga eri sündmuste korraldajad. Nii et otsisin Teamsis chati koht üles ja kirjuta sinna, et mis projekti või mis sündmust sa esindad. Et siis me saame ka ise siis parema pildi ette, et kes meil täna kokku on tulnud. Miks toimub üldse ligipääsetavuse kogemuskohtumine? See on juba järjekorras teine tegelikult ja selle mõte ongi siis kokku tuua korraldajaid, kes siis täiesti praktiliselt mõtlevadki ja viivad ellu ka ligipääsetavust enda sündmusel. Need kogemuste vahetamised, esitlused, arutelud me ka salvestame ja subtitreerime, nii et need on järelvaadatavad tartu2024.ee/ligipääsetavus. Nii et ka siis tänane kohtumine saab salve, saab subtiitrid, et seda oleks lihtsam jälgida ja saab siis ka avalikuks selle leheküljel, mida ma just tutvustasin. Ja igaüks meist tegelikult ju on Euroopa kultuuripealinna kaasautor, kaaskorraldaja. Nii et inimene, kes tuleb meile siia külla või meie enda inimene, kes tuleb mõnele sündmusele, kogeb ligipääsetavust ja see, mida igaüks meist teeb, tegelikult annabki selle terviku kokku ja eks inimesed ju alati üldistavad ja see, kuidas nad tajusid Tartu 2024 sõltubki meie kõigi tööst, muuhulgas ka sellest, kuidas me siis ligipääsetavust oleme saanud läbi mõelda ja teostada. Ja tänane päevakava on siis selline, et kõigepealt annan sõna Lee Saarsenile. Lee on ligipääsetavuse spetsialist sihtasutuses Tartu 2024, kes disainis ja korraldas ligipääsetavust näiteks Tartu 2024 avatseremooniale, mida kogesid eri moel 10 000 inimesed. Mida sellest kogemusest jagada, mida kaasa võtta, mida soovitada, sellest siis Lee räägib kohe lähemalt. Seejärel võtan ette, mul on siin ports küsimusi, mis on Leele saadetud ja need küsimused Lee andis mulle, tal on nendele küsimustele ka vastused.
need küsimused ja vastused võtame siis seejärel ette ja lisaks saab küsimusi ka siin chatis esitada. Nii et kui sinu küsimus ei ole veel minu sellel küsimuste lehel, siis kirjuta siia chati, siia nii-öelda jututuppa ja siis kui Lee oskab sellele vastata, siis ta vastab ja mõne küsimuse paneme aruteluringile ka, sest mõnes asjas ongi nii, et kuidas keegi on seda lahendanud. Nii et saame siin ka soovi korral kõik ju sõna sekka öelda. Ning meie kohtumise viimases kolmandikus palungi jagada kogemuslugusid korraldajatel, kelle sündmused on juba kas osalt või täielikult toimunud. Ma küsisin paarilt korraldajalt ka siis eile täpselt sedasama küsimust. Ma loodan nendega täna siin kohtuda, et nad saaksid ise rääkida, jagada oma kogemusi ja kui siis muud töökohustused ei luba, siis mul on ka need vastused endal siin kaasas, nii et ma saan siis kõneleda kellegi teise eest. Vot, aga see siis viimasel kolmandikul. Rääkisime ajakavast, rääkisime töökorraldusest, salvestame kohtumist, seda on oluline teada. Ja mina annan nüüd jutujärje üle Lee Saarsenile. Palun, Lee. Aitäh! Ma jagan teiega ekraani ka, siis saan näidata natukene pilte ja ligipääsetavuse huvides on ju alati see ka, et info, mida ma jagan, oleks nii kõrvaga kuulda kui ka silmaga näha. Ja miks mina võib-olla pean vajalikuks sellest täna siin olla ja rääkida, on sellepärast, et need teadmised, mis mul on täna, mul oleks olnud väga-väga palju lihtsam, kui ma oleks seda kõike teadnud septembris, oktoobris, kui meil ei olnud veel ühtegi sündmust toimunud. Ja ma näen nagu kogu seda protsessi, nii avalikustamist, mis toimus oktoobris, kui ka Euroopa kultuuripealinna avamist jaanuaris sellise tervikprotsessina. Et kes ei mäleta, siis väike meeldetuletus, et 19. oktoobril Tartus aparaaditehases Tartu 2024 avalikustas oma programmi. Me tõime välja need sündmused, mis Euroopa kultuuripealinna aastal toimuma hakkavad ja inimestel oli siis võimalik nendega tutvuda ja hakata ostma pileteid. Ja selleks puhuks oli siis selline vaatemäng aparaaditehases, mida kandis üle ka Rahvusringhääling. Ja kui vaadata siis siit minu perspektiivist ligipääsetavuse külje pealt, siis ma võin öelda, et kõik, mis oli planeeritud, sai tehtud ja kõik, mis sai tehtud, seda kõik oleks saanud teha palju paremini. Ja võib-olla siis ma jätkan, et mis me siis tegime. Meil olid ligipääsetavuse lahendustena seal kohapeal ajutised invaparklad, invatualetid, invatribüün, sündmuse info oli ligipääsetav veebilehel, sündmuse info oli meil mitmes keeles. Meil olid kohapeal mõned istekohad. Meil oli võimalik kasutada mähkimislauda, rentisime isegi helisummutavaid kõrvaklappe. Olime koolitanud oma tiimi ja vabatahtlikke, et nad tunneksid ära puudega inimesi ja oskaksid nendega suhelda. Väga sellisel lihtsal tasemel. Näiteks, et pime on valge kepiga, tal võib olla juhtkoer või saatja. Või et kuidas siis näiteks aidata ratastoolis külalist invatribüünile või sealt alla. Meil olid Nii, tundub, et
internetikaablid on vist vahepeal ummistunud, et kui on teil ka siis Lee pilt ära läinud, nagu mul on läinud, siis ma usun, et Lee juba tegeleb sellega, et siis see pilt siia tagasi saada. Need kogemused, mida siis Lee kirjeldab, on siis tulnud 2 suurest sündmusest, millest ma usun, et ka meie tänasest seltskonnast päris paljud ju ühel või teisel moel kogesid, nii et õige pea siis Lee on oma lugudega tagasi. Aga senikaua, kuni ma viskasin pilgu peale siis meie jututoa aknale, kus on siis näha, et nii nagu ma lootsin, ongi siis Lõuna-Eesti eriotstest siis meie tänased siis koosolekulised ja kogemuste vahetajad. Meelis näiteks on Uuspärimusfestivali Anda ja Kanda tiimist. See toimub Elva vallas, see festival. Elvast ka Heili, Eesti liikumis- ja heaolu festivali tiimist. Siis Seto tantsupeo korraldajaskonnast on Maarja täna meil osaleja. Siis on Loodusloovusfestival Tartus ja üle Eesti. Sellest tiimist on Kaarin ja Tarmo ka Setomaa muuseumist. Nii et Lõuna-Eesti eriotstest, aga väga suur rõhk on Setomaal, millest mul on väga hea meel. Selle aasta Euroopa kultuuripealinna programm siis ka Setomaal päris mitut pidi on ja päris palju sündmusi seal toimub. Anneli annab ka teada ja märgib, et kultuuribuss Kultuurratastel tiimist on siis tema Võru vallast. Nii, ma uurin vahepeal korra, et kuidas Leel läheb. Ma olen juba tagasi, tere! Tere, Lee! Väga hea meel. Ma oleksin läinud ühte teise kohta sind otsima, oleksin interneti avarustes sind otsima läinud, aga kui sa oled tagasi, siis jätkame täpselt sealt, kus enne pooleli jäi. Just. Ma siis jagan jälle oma ekraani. Nii, kas te näete nüüd? Jaa. Me jäime pooleli siis sinna, kus ma hakkasin lugema ette meie imelist plaani, mida kõike me ligipääsetavuse parandamiseks pakkusime ja mille me tegelikult ka ära tegime. Et ma arvan, et ma jäin liikumisteede juurde, et näiteks ratastoolikülalised ja lapsevankriga külalised said hästi liikuda. Meil olid vabatahtlikud pandud näiteks nende uste peale, kus uksed ise ei avanenud, et kõik sellised eeldused olid loodud, et ratastel liikuda oleks lihtne. Ja siis meil olid erinevad tõlked, oli viipekeelne tõlge ja kirjeldustõlge, millest saadi siis osa teleülekande vahendusel ja seda oli hiljem võimalik vaadata ka salvestusena. Ja osaliselt olid kohapeal eesti ja inglisekeelsed subtiitrid ja tegelikult Rahvusringhäälingu võimaldab siis lisada näiteks otsesaadetele automaatsubtiitreid. Ilus pikk nimekiri ja ma arvan, et kindlasti väga kasulik, aga kahjuks kõik ei läinud nii, nagu me soovisime. Näiteks need ajutised parkimiskohad, mille me olime eraldanud sellise ajutise märgiga invatranspordile, need olid hõivatud Bolti ja Wolti kullerite poolt, sest nemad olid juba harjunud, et ja seal on see tasuta parkimiskoht, hea saab ruttu ära käia ja nad olid lihtsalt kõik need kohad nagu hõivanud ja isegi ootasid. Nii et ma isiklikult läksin sinna ja näitasin neile märki, et palun, et siin on praegu liikluskorralduse muudatus, aga ma saan aru, et harjumuse jõud on lihtsalt nii suur. Teine selline üllatus või ebameeldiv üllatus oli see, et meie invatribüüni kalle oli lihtsalt jõhker. Sealt üles minna oli tegelikult ka jalgsi raske. Aga kalle oli olemas ja tribüün oli samuti olemas. Et iseenesest nagu linnuke kirjas, aga kas me siis sellist lahendust tahtsime? Meie
viipekeele ja kirjeldustõlke info tegelikult ei jõudnud väga hästi sihtgrupini. Juhtus selline asi, et ma nii-öelda edastasin selle info küll, aga ma ei kontrollinud üle, et kas see jõudis kohale. Ma pisteliselt nägin, et mõnes kohas seda infot jagati ja ma arvasin, et sellega on korras. Aga ma tunnistan, et ma oleks pidanud nii-öelda saatma või helistama üle, et jõuda siis veendumuseli, et see info on levinud ja kirjeldustõlkega tekkis meil selline olukord, kus tuli üks tagasiside, et see kirjeldus pigem ajas inimesi segadusse kui aitas. Ja sellises olukorras ei ole eriti hea olla ligipääsetavuse spetsialist, et kuidas siis käitud. Ja elu on nagu õpetanud, et ei saa ühe koha peale jääda seisma, vaid tuleb leida lahendusi. Et kuidas siis teha paremini ja mida peab selleks üldse teadma või oskama, et teha asju paremini. Meil on ja oli nii-öelda selle oktoobri sündmuse puhul nüüd selline hea õppetund ja minu nii-öelda järgmine samm oli siis ära kaardistada ja leida need kohad, mis läks meil valesti. Miks oli meie tribüüni kalle nii-öelda võib-olla enneolematu ja kuidas teha seda, kuidas vältida seda siis tulevikus. Ja ma tõesti alustasin sellest, et ma võtsin kõik meie tiimi, teenusepakkujad, partnerid kokku ja sihtgrupi ja küsisin neilt siis tagasisidet, et mis nende arvates läks hästi, mis läks halvasti ja mis võivad olla need võimalikud lahendused. Ja täpselt selle invatribüüni juures ma sain aru, et ma ei olnud oma lähteülesannet kirjeldanud piisavalt täpselt. Mistõttu ma koostasin sellise dokumendi või nimekirja, et kui palju on ühele ratastoolile vaja näiteks ruumi, mis on selle kalde lubatud kraad. Et ma natukene eeldasin, et need inimesed on ju varem seda invatribüüni ehitanud, et ju nad on seda määrust lugenud ja ju nad teavad. Aga ma arvan, et korraldajatena nii mõnigi teist on kuulnud, et see eeldamine on kõikide tuksiminekute ema. Nii et siin see ütlus sai jälle kinnitust. Mida me siis tegime 26. jaanuaril, kui me avasime Euroopa kultuuripealinna aastat siis teisiti, oli see, et ma tõesti nii-öelda tegin juhendi ja palusin, et mulle saadetakse siis nii-öelda joonised, et ma saaksin kontrollida üle, missugune see invatribüün hakkab välja nägema. Ja üks asi, mida me veel tegime, et kui meil oktoobris oli ainult üks külastaja, kes korra sõitis invatribüünile ja vaatas, et et ta jääb sealt nagu natuke kaugemale, et ta tahab kas tegelikult osa saada sellest publiku keskel ja tegelikult ei kasutanud seda invatribüüni, et kuidas teha siis nii, et see invatribüün ei jääks tühjaks. Avamine toimus meil Emajõe ääres, kus tegelikult ei olnud nagu istekohtasid ja sellisel juhul me nii-öelda lubasime sinna tribüünile inimesi, kellel on liikumisraskused ja ma juhin just tähelepanu, et me ei rääkinud puuetest, me ei kontrollinud mingisugust puude tõendit, vaid me lubasime tõesti inimesed, kes ise hindavad, et neil on liikumisraskused tribüünile ja tegelikult juhtus selline olukord, et tribüün sai täis ja me pidime selle nii-öelda natuke piirama sinna liikumist. Just, et võib-olla ka, et kui te ise tunnete, et kas ma hakkan seda tribüüni ehitama ja et kellele seda vaja on, et siis just natukene nagu laiemalt mõelda, et mitte ainult puude kontekstis, mitte ainult ratastooli kontekstis, vaid just nagu liikumisraskusega inimesed ja siis üks võib-olla nüanss, millega ma nagu põrkusin, et kui ma küsisin, et aga palun siis mu tribüünile ka toole, siis
milleks mis sa nende toolidega teed, oli nagu küsimus. Et on inimesi, kellel on liikumispuue, aga nad ei kasuta näiteks ratastooli. Et kõik sellised inimesed olid ka oodatud siis sinna tribüünile. Analüüsides seda, mis me oleks saanud teha viipekeeletõlkega, kirjeldustõlkega, mille kohta siis tuli vastus, et see oli segadust tekitav, jõudsime me järeldusele, et see formaat, kuidas Rahvusringhääling seda edastas ehk saatena, kus oli hästi palju hüppeid, et sellele formaadile oleks pidanud tegema selle tõlke tagantjärgi, et selline kirjeldustõlke maailm ja korraldajad, kes on kirjeldustõlget nii-öelda oma sündmustel kasutanud, see ring järjest kasvab ja see kogemus ja teadmine ka, et on erinevad tõlgid, kes tõlgivad või kirjeldavad siis erinevaid formaate, näiteks näitusi, filme, lavastusi teatris ja kõige keerulisem tegelikult ongi live-ülekannet kirjeldada. Et sellisel juhul ka, kui kunagi keegi teist peaks kirjeldustõlget või ka viipekeeletõlget nagu oma sündmusele juurde soovima, et siis tuleb nagu hästi selgelt nii-öelda ära sõnastada ja kooskõlastada teenusepakkujaga see lähteülesanne, et mis on see, missugustele küsimustele on vaja vastuseid just nii-öelda tõlgi seisukohalt, mis on need tehnilised nõudmised ja nii edasi, et pärast oktoobrit ma võtsin oma tõlgid ette ja ma tegelikult koostasin nende jaoks siis raideri, kus ma nii-öelda kaardistasin ära need küsimused, mis on nende jaoks olulised, mida neil on üldse vaja, näiteks viipekeeletõlkide puhul helefoon, kaamera, ja siis nii-öelda ekraanid, et nad ka ise näeksid ja heli, et nad kuuleksid heli. Ütlen ma siin niimoodi ruttu peast, et ma arvasin, et need teenused on, nad on ju varem ka teinud viipekeeletõlget ja kirjeldustõlget, et ju see teenusepakkuja oskab mulle ise täpselt ära öelda või anda nii-öelda selle info, aga ma ei tea, kas ma suhtlesin äkki ise valede inimestega ja seal tekkis selline tõrge. Ja siis ühest tagasisidest, mille andis mulle Sülvi Sarapuu, kes on kirjeldustõlke maaletooja. Ma küsisin ta käest, et mis on see soovitus nii-öelda korraldajale, kui sa tahad teha väga head kirjeldustõlget, et mille järgi sa oma tõlki või seda pakkumist siis valid. Ja tema soovitus oli see, et küsida tõlgi CV-d ja vaadata siis, et mida ta on nagu varem teinud, et eriti kui on selliste otsesaadete, otseülekannete küsimus. Ja siis üks selline teadmine või arusaam, mis mul tekkis, et iga kord, kui mina midagi uut ligipääsetavuse kohta teada sain või erivajaduste kohta teada sain, et siis see automaatselt ei kandunud üle minu tiimile. Ja enne seda 26. jaanuari ma tegin iga osakonnaga, osapoolega nagu sellise üks-ühele kohtumise, kus me nii-öelda tegime kokkuleppe. Näiteks kommunikatsiooniosakonnas, et meie nii-öelda lahendused võiksid olla universaalsed, et kui me nii-öelda teeme kommunikatsiooni turundust, et siis me seal kõrval räägime kohe ka oma ligipääsetavuse lahendustest, mitte ei hakka ehitama mingisugust eraldi plaani üles eraldi sihtgrupile. Me leppisime kokku, et meie kommunikatsioonis võiks olla siis need nii-öelda väljundid erinevad, et oleks nii-öelda heliliselt võimalik saada seda infot kirjalikult, kindlasti ekraani lugeja sõbralikus formaadis. Ja sama nagu mõte tegelikult liikus üle ka meie partneritele, et Rahvusringhääling, kes oli meie suur partner ja
ja kelle kes jõuab väga suure auditooriumini, et tema puhul ka siis minu teada vist esimest korda nad rakendasid seda, et kui nad tutvustasid meie saadet, siis nad ütlesid reklaamis kohe ka, et see on kirjeldustõlkega ja viipekeeletõlkega. Et see oli nagu selline edasiminek ja suur samm. Ja siin on, ma panin või näitan teile, kuidas ma kirjeldasin seda, mida me Ühesõnaga, kui ma koostasin ligipääsetavuse teksti ehk seda eelinfot näiteks erivajadustega inimestele, et kuidas ma selgitasin neile ära, kus asub infotribüün, kuidas saab sinna ligi ja mis võib olla takistus. Näiteks, et kui ligineda sellele tribüünile Vabaduse puiestee sõiduteelt, et siis seal on äärekivi, mis võib saada takistuseks, et inimene ei jõua sinna tribüünile hästi. Just, et see eelinfo on tõesti väga oluline, et inimesed teaksid, mis neid ees ootab, nad oskaksid arvestada ja valmistada, kas see sündmus on nendele jõukohane või mitte, missugused võivad olla need takistused, kas ja kui palju nad võivad vajada kõrvalist abi. Ja siin kõrval kohe pärast seda sündmust oli väga palju lahkeid inimesi, kes olid nõus andma tagasisidet ja ma arvan, et üks asi, mida ma ise ei oleks välja mõelnud, on see, et kui ratastoolis inimene liikus mööda kõnniteed, siis seal kõnniteel olid kaablirennid ja kõndijana nendest kaablirennidest üle astuda pole mingi keerukus ja tegelikult saab sealt üle ka ratastooliga. Aga juhul, kui need kaablirennid liiguvad, siis tekib seal takistus. Ja siin tulevad appi inimesed, kes on meie ümber, et me kõik tegelikult loome seda ligipääsetavust ja saame sellised kitsaskohad nagu ära leevendada. Et võib-olla ma siin kasutaks seda võimalust ja kutsuks kõiki meid, kes me siia täna kogunenud oleme, et oleme tähelepanelikud, oleme oma sündmustel tähelepanelikud ja kui me kuskil kellegi teise sündmust lähme külastama, et siis tegelikult me oleme ka seal sellises rollis, et me saame võib-olla kedagi aidata raskest olukorrast. Et olgem tähelepanelikud ja julged aitama. Siin on üks pilt siis sellest vaatemängust, kuhu kogunes tõesti palju inimesi. Ja kes ei mäleta, siis ilm oli väga külm ja vähemalt väga jäine, et selline väljakutse ka neile, kes otseselt ilmselt ei mõtle endast kui erivajadusega inimesest. Ja siis põhimõtteliselt ma rääkisin kõikidest nendest lahendustest juba ka, et kuna meil ei olnud istekohti, siis oli võimalik mõndadel inimestel istuda tribüünil ja vaadata siis etendust seal istekohtadel ja helisummutavate kõrvaklappidega me siin sündmusel ei hakanud lisavaeva nägema. Ja me pakkusime lisaks veel ingliskeelset sünkroontõlget, mida oli võimalik teleülekande juures vaadata ja kohapeal olid olemas eesti ja ingliskeelsed automaatsubtiitrid ja väga selline lihtne lahendus, mida me saime luua, kuna meil olid kõik tekstid ja isegi kõned eelnevalt teada, siis me laadisime need üles meie kodulehele, et oli võimalik vaadata neid sündmuse ajal ja siis hiljem ka.
ja kuna need pidustused liikusid ühest kohast teise, siis oli võimalik sõita ligipääsetava bussiga hiljem ERMi juurde ja saada osa ka siis sellest rongkäigust. Ja ERMi juures me tegelikult väga palju sellist ligipääsetavuse lahendusi juurde ei loonud. Meil oli meie põhiline pidu toimus ERMi ees ja kuna ERMis sees olid invatualett olemas, siis inimesed said seda kasutada, kellel oli tarvis ja kellel oli liikumislahendus. Et üks selline kindlasti oluline asi on vaadata, mis lahendused sul juba olemas on, et ei ole mõtet hakata tellima võib-olla invatualetti, kui sul on kuskil lähedal olevas hoones juba lahendused olemas. Ja võib-olla minu 4 soovitust, et võtta nüüd kokku, mis võiks tagada siis edu ligipääsetavuse loomisel, on see, et kaasa sihtgruppi, et aru saada, missugused lahendused on sinu sündmusel mõistlikud, millesse tasub investeerida. Ja tegelikult kaasates sihtgruppi on sul lihtsam jõuda ka selle sihtgrupi esindajateni, sest puudega inimeste kogukondades sageli ongi selline õlg-õla tunne ja info liigub seal suust suhu. Ja kui sa oled juba kedagi kaasanud, siis see huvi on ka kindlasti suurem. Ja teiseks anna infot võimalikult aegsasti, mis keskkonda see inimene on tulemas, kui ta sinu sündmusele tuleb, mida ta peab ees ootama, mis võivad saada talle võimalikeks takistusteks. Ja kindlasti koolita oma tiimi ja partnereid. Kui sa ootad oma sündmusele puudega inimesi, siis kuidas neid ära tunda ja kuidas nendega suhelda. Ja küsi tagasisidet. See on suurepärane võimalus õppida oma vigadest ja teha asju paremini. Mõnikord võib juhtuda, et see tagasiside tuleb sellises purjustavas võtmes. Aga kui mõelda natukene sealt edasi üks samm, et tegelikult on selle kurjustaja kui ka korraldaja ühine soov, et saaks paremini. Ja kui seda eesmärki, ma arvan, meeles pidada, siis on palju kasu sellest tagasisidest ka, et kindlasti mitte karta tagasisidet. Ja tegelikult siit ka 5. soovitus, et tartu2024.ee ligipääsetavus on koduleht, kuhu me oleme koondanud erinevaid materjale ja kogemusi. Ja sealt leiab ka näiteks minu kontakti, et kui on mingisuguseid küsimusi, soovi põrgatada, võib-olla abi, kuidas jõuda mingisuguse sihtgrupini, et siis võib minuga julgelt ühendust võtta. Mina siit praegu lõpetan ja annan Kallele üle. Ma kohe ulatan selle mikrofoni sulle tagasi. Enne veel, nüüd algabki küsimuste ja vastuste osa. Kes soovib küsida midagi Leelt kirjalikult, kirjutage siia jututuppa chati. Kes soovib küsida suuliselt, saab ka tõsta käe ja siis ma juhin siin seda jutu järge. Mul on endal üks küsimus. Siis mul on küsimused, mida Leelt on küsitud nüüd paari nädala eest, kui oli Tartu 2024 programmi elluviijate suurem kohtumine, kogemusvahetussündmus siin Tartus. Käidi lauast lauda ja muuhulgas ka Leelt küsiti küsimusi ja osad küsimused jäidki siis tänasesse päeva, et saaks natukene pikemalt vastata. Nii et sellised küsimused on olemas, aga kes heast osalejaskonnast soovib ka küsida või reflekteerida midagi, siis andke endast märku. Minu küsimus, Lee, sulle on selline, et need 2 sündmust, mida sa disainisid ja viisid ellu koos paljude teenusepakkujate ja partneritega, et need on nagu Eesti mõistes supersündmused. Arusaadav, kui me teeme Tartus väga suure hulga inimestega Tartu linna
kõigi aegade suurimat sündmust, kus on seal 10 000 inimest kesklinnas, kus on 100 000 televaatajat. Publikul on väga erinevad ootused selle kõige kogemiseks. Väga paljud inimesed tahavad seda kogeda, nad tahavad seda kogeda neile parimal võimalikul viisil, mis tõttu ongi nagu ju ainuvõimalik, et me pakume 15 erinevat ligipääsetavust tagavat või tõstvat lahendust. Aga esiteks, kui palju sa oled saanud nende lahenduste kasutamise osas andmeid, et kui palju neid lahendusi kasutati, sest ma tean, et kultuurikorraldajana on alati see küsimus, et aga kui palju neid kasutajaid tuleb, et kas see on seda rendihinda või teenuse ostmise raha väärt, eks ole, et kas on piisavalt palju inimesi, et see nagu kõik tasub ära, on ju. Kui palju saab sellele küsimusele üldse vastata, sest osade lahenduste puhul on ilmselge, et kui sa ise ei ole kõrval ja ei loe ükshaaval üle, ega sa ei tea, kui palju siis tegelikult inimesi sellest kasu sai. Aga siiski, et mis on mingid sellised nõksud, tulemused, mõõtmised, et kui palju inimesi seda kõike kasutas? No ülekannete puhul mõnes mõttes näitab see vaataja number ära, et kui palju osa saadi. Ma kahjuks ei ole selleks küsimuseks ette valmistunud ja ma ei oska nagu neid numbreid täna peast enam ka välja tuua. Aga jah, nii-öelda, et kus siis seda infot leida, on tõesti vaadata neid vaataja numbreid. Siis tegelikult koha peal sa ju näed, fakt oli see, et see invatribüün oli meil rahvast täis ja me ei saanud sinna rohkem kahjuks inimesi mahutada. Ühest küljest nii-öelda füüsiline mahutavus ja ohutus. Et jah, et kuigi ma pean vajalikuks vist seda ära mainida, et oli ju väga-väga jäine ilm ja tegelikult oli väga-väga palju inimesi, keda me nagu võib-olla arvame, et nad ei ole meie inimesed, kes tuleb jääga, kui sul on mingi liigese operatsioon olnud või kui sa oled nagu ratastoolis või pead kasutama mingisugust rulaatorit, et sa ei tule iialgi nagu seda asja sinna õue vaatama, aga tegelikult meie kogemus täna näitas nii-öelda vastupidist, et me olime andnud signaali, et me neid ootame ja nii-öelda minu telefoninumber ja meiliaadress oli ka nii-öelda igal pool avalik ja mulle helistati ja küsiti täpsustavaid küsimusi, et kas siis ikka on ja mis seal siis nii-öelda koha peal on ja kas keegi saab mind aidata. Et see on kindlasti üks selline väga lihtne ja mitte nii-öelda ja väga soodne lahendus, kuidas oma sündmuse ligipääsetavust nagu suurendada. Lihtsalt jaga oma kontakti, et inimene, kes tuleks, saab selle kindluse, et kõik, mis oled kirja pannud, et mingi päris inimene ütleb, et jah, need on ka olemas. Mulle tundub, et siin on ka natuke selline nõiaring, et võimalikud külastajad on natukene umbusklikud, et kas ikka päriselt on olemas need asjad, mida on lubatud, kas need päriselt toimivad, kas mul on päriselt mugav seal ja mõni jätab tulemata sellepärast, et ta ei usu, et tegelikult on see kõik olemas ja mugav ja toimib, eks ole. Et ilmselt seal ju muud moodi ei saagi nagu asja käima kui see, et sa oledki hästi avatud ka nendele telefonikõnedele, et inimene saabki helistada ja küsida, et kas päriselt on ja ma ei tea, mis on kaldenurk ja kus ma ikkagi veel täpsemalt tulema peaksin, eks ole. Et see ilmselt aitab seda nagu usaldust ja kohale tulemise nagu tõenäosust kasvatada. Ja eks me nagu teeme ju oma otsuseid meie enda kogemuste põhjalt. Kui me oleme kuskil olnud ebamugavas olukorras, kus nii-öelda me tõesti oleme lugenud, kõik ligipääsetavuse lahendus on olemas, aga siis me oleme hädas, siis me ju ei taha minna võib-olla päris tükk aega ja tegelikult see vajab nagu sellist järgmist positiivset kogemust, et see nii-öelda enesekindlus ja julgus nagu tekiks. Ja siin nagu see enda kogemus, et ma olen nagu kuidagi seisukohal, et sellepärast just ongi nagu puuetega inimeste ja erivajadustega inimeste kaasamine nende lahenduste loomisel väga algfaasis äärmiselt oluline, sest
seda nende kogemust nii-öelda tavainimese või terve inimesena me saame ainult mingi piirini. Ma loodan, et mu mõte oli praegu mõistetav, et neil on nagu, vähemalt minu kogemuse põhjalt sihtgrupilt on nagu niivõrd palju õppida, sest nad on selle peale mõelnud. Nad on mõelnud juba mingisugused lihtsad lahendused välja, mis nii-öelda teeks asjad väga lihtsaks ja loogiliseks. Ja nad mõtlevad, et mis neil korraldajatel viga on, et miks nad siis ei tee neid, et need ju ei tähenda mitte midagi, et praegu meil on 15. juunil ERMis tulemas unustatud rahvaste selline koorikontsert ja üks minu pime tuttav ütles, et kui lahe oleks, et kui teil oleks nagu kohapeal selline nagu saatja, et siis ma saaksin ju tegelikult täiesti ise tulla kohale, aga mul oleks lihtsalt vaja nagu abi, et sealt bussipeatusest või taksopeatusest jõuda oma kohani. Et kui keegi saaks nagu korra võib-olla minuga vetsus käia ja siis nii-öelda näidata ära, kus mul see koht on ja kui kontsert läbi saab, siis me saaks nagu ära minna või nii-öelda ta saaks mind juhatada sellesse minu järgmisesse punkti. Et see on praegu selline sihtgrupilt tulnud soov, mida me seal proovime super hästi ära teha, et seda nii-öelda saaks ka edaspidi kasutada. Minu kogemus ka keelelise ligipääsetavuse disainimisel on selles mõttes hästi sarnane, et kui ma mõtleksin ainult kui eesti keelt emakeelena valdav inimene, ma ei suudaks ette kujutada, mis takistused on inimesel, kes ei räägi eesti keelt kas üldse mitte või räägib siis algtasemel. Et kuna mu pere on mitmekeelne ja nüüd küll kõik räägivad eesti keelt juba keerukal tasemel, aga olles nagu selle teekonna läbi teinud, siis samamoodi näed asju, mida lihtsalt eesti emakeele kõnelejana ei saagi aru, et ka mingid sõnad, sildid, viidad, eelinfo, et kui oluline on, et see oleks siis näiteks inglise keeles, eks ole, enamjaolt olemas või siis nagu väga robustselt hästi tõlgitav nende igasuguste tõlkelahendustega, aga veel parem, et kui see on kohe nagu olemas korrektselt siis inglise keeles näiteks. Nii et sama kehtib ligipääsetavases minu meelest ka laiemalt. Mul on nüüd küsimus, et mis 3. märtsil, 7. märtsil jõudsid siis sinu lauale ja ütlen veel, et kes on siin vahepeal liitunud, et küsida saab ka siin koha peal, saab öelda, et olete Leega nõus või et teil on teistsugune kogemus, selleks tuleb lihtsalt siis käega märku anda või siis chati kirjutada. Esimene küsimus 7. märtsi korraldajate kohtumiselt on, et kuidas käituda, kui sündmusele pole võimalik ligipääsetavust luua? See on väga loomulik ja ma näen täna, et selles faasis, kus enamus meie Tartu 2024 projekte ongi nagu mõne tegevusega jäädud hiljaks, et selle jaoks pole võib-olla nii-öelda eelarvelisi vahendeid kogutud või on projekt juba sellises faasis, et ei jõua mingisuguseid lisalahendusi tellida, aga siin on jälle see eelinfo ja see avatus, et ütle avalikult välja, mis sul on ja kui sul ongi võib-olla see aasta sa oled planeerinud, et sa teed oma filmisündmuse kuskil eriti heas kinos, kus on kõik sulle vajalik filmitehnika olemas, aga ligipääsetavuse peale sa sellel hetkel ei mõelnud, kui sa mõtlesid, et super hea filmi näitamise võimalus on seal, et siis ühesõnaga ütle see välja ja anna infot varakult, et ma arvan, et täna 2024. aastal me oleme selle ligipääsetavuse teekonna nagu alguses ja asjad on lihtsalt praegu nii, aga et me võiks nagu edasi mõelda, et kuhu me tahame jõuda, missugust ligipääsetavust me oma sündmustele nagu soovime. Ja jah, et siin on ikkagi, ei tasu seda nagu karta, tuleb ära öelda, et nii asjad on, et me ei saa mõelda, et see, kellel on erivajadus, et tema saab ise siis otsustada, et kas see keskkond talle sobib või ei sobi.
Ja võib-olla siis siin on see jälle nagu, ma võtan selle järgmise küsimuse ka, et see ilmselt takistus on, et miks pole võimalik luua, on see, et see lahendus võib olla liiga kallis. Jah, paljud lahendused on liiga kallid, kui me peame näiteks ümber ehitama mingisuguseid hooneid. Aga me ei tohiks samal ajal ära unustada neid nii-öelda vähe raha nõudvaid lahendusi. Täpselt jälle see eelinfo, kontakti, ligipääsetavuse eest vastutava inimese kontakti avaldamine, võib-olla mingisugused infomaterjalid veebikanalites, mis aitavad nagu paremini teatud inimestel osa saada sellest sinu sündmusest. Kui ma eelmisel aastal tegin ühe uuringu Euroopa kultuuripealinna korraldajate seas, siis seal ma ka küsisin, et mida meie kui korraldajad peame siis kõige suuremaks takistuseks ligipääsetavust suurendavate lahenduste rakendamisel. Number 1 takistus oli lahenduste hind ehk siis see, millest sa just rääkisid, aga number 2 näiteks kogemuste puudus lahenduste rakendamisel ja number 3 takistus teadmiste puudus. Nii et seal on ka natuke selline nõiaring, eks ole, et kuna lahendused on kallid ja see on takistus, siis on ka raske valida, et mida ma siis võtan, kuna ei ole kogemusi ja teadmisi, et mida tasuks siis võtta ja üldse, mis on ka ühe või teise lahenduse hind, mis on selle tulusus. Et siin me jõuame minu meelest tagasi selle sama küsimuseni, mis juba korra oli siin laual, et kuidas nagu sellest nõiaringist välja pääseda. Aga sellest samast uuringust, mille ma läbi viisin, tuli ka välja, et vähemalt 1/3 korraldajaid, kes vastasid küsimustikule, ei olnud kasutanud näiteks subtiitreid, mis on ju tõesti üks kõige vähem maksvaid viise, kuidas siis nii eesti keeles kui inglise keeles, mis tahes keeles ligipääsetavust tõsta väga paljudele inimestele, eri gruppidele. Nii et on ka siis odavamaid asju, millest alustada, kui publik selliseid lahendusi soovib. Ma võib-olla siinkohal tuletan meelde seda materjali, et kui te oma sündmusi sisestasite kultuuriaknasse, siis saite sealt valida ligipääsetavuse kategooriad ja seal kõrval oli nii-öelda töödokument, juhend, et kuidas siis määrata oma sündmuse ligipääsetavust. Seal on tegelikult väga hea ja põhjalik nimekiri ja just väga erineva sellise kuluastmega lahendustest, et tasub selle pilgu ka üle vaadata, et mida ma saaksin teha. Ja kindlasti, kui kategooria on määratud, et siis kirjeldada sisukirjelduses ka sealt kultuuriaknas, et kuidas seda ligipääsetavust luua. Et siis nii-öelda sellel potentsiaalsel külalisel oleks selle lihtsam hinnata, kas ta saab sellel sündmusel hakkama või mitte. Järgmine küsimus, mis on siis korraldajatelt, kes siis 3 nädalat tagasi sellel suurel kohtumisel olid, ongi, et kuidas ligipääsetavust kirjeldada. Mulle isiklikult oli see kultuurikorraldajana päris selline keeruline asi, mida nagu oma pea sisse mahutada, et kui mul on lahendus olemas, et siis ma lihtsalt, ma ei tea, nimetan, et mul on selline lahendus, aga nüüd ma näen, et tegelikult tuleb teinekord võtta rohkem tähemärke ja kirjutadagi lahti, kuidas asjad toimivad, kust poolt tulla. Et selles osas ma olen näiteks sinu suurte ürituste ligipääsetavuse infost heas mõttes nagu tööstusspionaaži teinud, et ma olengi sealt kopeerinud mingeid asju, kuidas sina oled neid kirjeldanud. Nii et mul on sellest juba kasu olnud, aga kuidas nagu võiks alustada seda kirjeldamist, et mis on sellised põhiasjad, mis peaks läbi mõtlema ja millele tähelepanu pöörama? Mida mina tegin? Mina leidsin sellise materjali nagu sündmusik kõigile. See on MTÜ Kakora poolt välja antud selline kiire juhend või kergesti loetav juhend kultuurikorraldajale. See on Soomes välja töötatud ja seal on kas 14 või 18 lehekülg, mis loetleb ära, mis võiks olla need põhilised punktid, mida sa seal ligipääsetavuse kirjelduses siis võiksid käsitleda. Näiteks, kas sul on parkimiskohad, kas sul on ligipääsetav tualett, kuidas on sul ruumid, kuidas seal ruumides saab liikuda, kas igale poole saab, missugused on takistused, et
meie ligipääsetavuse leheküljel tartu2024.ee/ligipääsetavus, et seal lehekülje allosas materjalide loendis on samale raamatule, samale selle sündmusi kõigile materjal välja toodud, et kindlasti tasub silm peale visata, et sealt saab väga-väga palju tuge. Üks korraldaja on küsinud, kuidas motiveerida siseringi ligipääsetavusega tegelema, et ise tahaks, aga ülejäänud tiim ei pea seda ilmselt siis nii vajalikuks. Ma saan sellest küsimusest niimoodi aru. Et siin ma küsiks kohe vastu, et mis see sind nagu motiveerib või tiivustab. Et mina näen, et teadlikkus, kui me teame, milleks need lahendused on head ja saame aru, et miks me seda ligipääsetavust nagu loome, et siis see kõik tundub nii loogiline. Ja siia kõrvale võib-olla võtta nagu see natuke personaalsem vaade ja mõelda nagu selle peale, et 10 aasta pärast, 20 aasta pärast, 30 aasta pärast, kas sa ise saad oma sündmusel osaleda? Ja kui ei saa, siis mida sa selleks tegema pead? Et selline isekas vaade või omakasupüüdlik selline perspektiiv võib-olla aitab seda kolleegi ka paremini nagu mõista või samastuda selle ligipääsetavuse teemaga. Küsimus, mida võiks arvestada piletimüügis? Kellele on vaja saatjat? Me mõni aeg tagasi koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga võtsime selle teema natuke vaatluse alla ja siis Puuetega Inimeste Koda natuke põrgatas seda küsimust oma liikmesorganisatsioonidega ja me panime kokku sellise soovituse, et puudega inimesed tahavad, et neil oleks võimalik ise pileteid osta. Et sellised lahendused, kus keegi, kes tahab ratastoolipiletit või mingisugust kas või puudega inimese piletit ja peab nagu eraldi kuhugi meili peale kirjutama, et seda võiks pigem vältida. Ma soovitan vaadata Piletilevis Tartu tantsupeo lahendust, kus nad on minu hinnangul väga edukalt loonud selle lahenduse, kuidas ratastoolis inimene saab endale valida koha, kuidas saatja saab osta oma pileti. Et ma ütlen ära, kui siin juba avalikult tunnistavad kõik üles, kes kuskilt šnitti on võtnud, et mina ka võtsin selle lahenduse endale eeskujuks, et aitäh loojatele, et just, et erivajadusega inimene võiks saada ise oma pileti osta. Talle võiks olla see pilet soodsam, sest sageli talle kaasnevad mingisugused suuremad kulutused kohale jõudmiseks ja kindlasti võiks pakkuda saatja piletit. Ja samamoodi võimalusel võiks olla kas tasuta või soodsamalt. Mina ise olen praktiseerinud seda, et ma olen pakkunud puudega inimesele 50% soodustust ja saatjapilet ka 50% soodustusega, et siis nad kokku nagu maksaksid ühe täispileti eest. Ja kuidas siis kontrollida, kas inimene üldse on selle soodustuse õigusega, on see, et kõikidele puudega inimestele Eestis on väljastatud puudega inimese kaart, puudega isikukaart, et selle alusel saab siis teostada seda kontrolli, kui sa tunned, et võib-olla keegi tahab sind kuritarvitada, et siis siin on tõesti nagu oluline rääkida sellisel juhul puudest, mitte erivajadusest. Erivajadustega inimestele ei väljastata dokumente, puudega inimestele on Eestis dokumendid. Need küsimused jõudsid leelauale siis, kui oli see suur kogemuste vahetamise kohtumine, kus lisaks ligipääsetavusele räägiti ka sponsorsuhetest, räägiti siis turundusest ja kommunikatsioonist ja veel päris mitmest teemast. Täna siin on võimalik leelt küsida lisa
küsida täpsustusi, tulla mõne täiesti uue küsimusega. Nii et kes tahab seda võimalust praegu kasutada, siis kas andke käega märku või siis kirjutage siia chati enda küsimus ja Lee siis saab kas kohe vastata või siis mõne küsimusega peab natuke aega võtma, läbi mõtlema ja siis vastata kirjalikult. Ma tänaseks kohtumiseks olen küsinud ka paarilt korraldajalt, et kuidas teil on läinud, kuna Euroopa kultuuripealinna avamine oli paar kuud tagasi, siis on juba jaanuaris, veebruaris ja märtsis õige mitu sündmust ära tehtud, selja taha jäänud ja kogemusi saadud. Suurem osa sündmustest on loomulikult kevadel, suvel, varasügisel, aga neist, kes on juba oma teekonna läbinud, saab üht-teist õppida ja ma kasutan võimalust Sandra Liiv, kes kahjuks ei jõudnud täna siia, ta ütles, et see on selline 50-50, kas jõuab või ei jõua. Ta lahkelt pani kirja siis oma kogemused ja Sandra oli siis selle projekti eestvedaja, kus siis inimesed üle Lõuna-Eesti tulid kokku, õppisid nalja tegema, nalju ette kandma ja kandsid neid nalju siis ette 10 täissaalile Tartus, Viljandis, Võrus, Otepääl ja veel mõnes kohas. Ehk siis projekt oli selline, kus oli stand-up komöödia show, erinevad saalid, väga erinevates hoonetes üle Lõuna-Eesti ja kuna vaimse tervise teema on paljudele südamelähedane, siis oli ka publik küllap nagu päris eriilmeline, erinäoline. Nii et vaimne tervis on nagu porgand, oli siis selle show nimi ja Sandra selle siis eestvedajana kirjutas siis sellistest kogemustest. Esiteks, ta sai kirja liikumisvaegusega inimeselt, et kas sündmusele saab tulla ka ratastooliga. Selline üsna ettekujutatav olukord, kus keegi väga tahtis tulla ja andis sellest ka siis ise märku. Sandra ütleb, et korraldajatena ei olnud nad seda eelnevalt kuidagi eraldi välja toonud ja seetõttu siis pidigi võimalik publiku liige seda ise eraldi küsima. Peale seda küsimust aga täiendasime piletilevis olevat teksti. Kahjuks ei saanud me enda etendustel alati valida toimumise kohti kõige parema ligipääsetavusega. Näiteks Tartus asuv Genialistide klubi, kus oli siis õige mitu välja müüdud etendust, on päris halva ligipääsetavusega. Sandra lisab, et nad teavitasid inimesi, et antaks neile märku, kes vajab abi üritusele tulekul, et siis teame abikäed organiseerida neile, kes siis soovivad abi. See ei olnud 100% parim lahendus, aga proovisime anda selle sõnumi, et andke meile teada ja me proovime aidata. Teine tähelepanek Sandralt. Algsesse projekti oli kirjutatud, et sündmustest saab osa umbes 20 kuulmisvaegusega inimest. Aga kui üritust korraldades sihtgrupi esindajatelt uurisime, oli huvi pigem leige ja seetõttu otsustasime, et ei hakka seda ka peale suruma. Sandra kirjeldab, et ta proovis veel leida kontakti ja otsis nagu, et kuidas ikkagi seda teoks saada, aga kas siis ei saanud kontakti, keegi oli puhkusel, et see asi ei toiminud nagu kiiresti ja samal ajal müüdi etenduste piletid nii kiiresti läbi, et enam ei saanudki teemal sabast kinni. Ehk siis mõte oli, aga kuna see mõte ei liikunud väga kiiresti teostuse poole, oli ebaselge, siis samal ajal piletid osteti juba ära ja korraldajana oledki olukorras, kus sa tahad ikkagi saali alati välja müüa, et tuli selline otsus vastu võtta. Aga kolmas tähelepanek Sandralt oli, et nende projekti tiimiga võttis ühendust ka Kiviõli psüühiliste erivajadustega inimeste tugigrupp, nende eestvedaja, et kas oleks võimalik anda sooduspileteid sündmusele. Ja lõpuks sõitsidki inimesed Kiviõlist Viljandisse ja seal broneeriti neile rõdul esimese rea istmed, sest see Kiviõli psüühiliste erivajadustega inimeste tugigrupp ise hindas seda kõige paremaks ja nad jäid ka sündmusega väga rahule. Ma arvan, et kui keegi sõidab Kiviõlist Viljandisse kultuuri pärast, siis see on nagu väga-väga suur asi ja minu meelest see on ka hea näide,
et selline publikugrupp ei soovi olla ju päris esireas ilmselt, vaid seal, kus nad tunnevad ennast mugavalt, nii et rõdu esimene rida oli siis see kompromiss või see nagu hea lahendus, mille nad leidsid. Sellised kogemused siis Sandra Liivilt. Suur aitäh Sandrale, et ta pani need asjad kirja ja kes soovib veel enda projektis samamoodi tähelepanekuid jagada, siis saab neid nagu praegu lauale tuua. Mina panin samal ajal ka meie chati selle lingi, kus siis tartu2024.ee ligipääsetavus. Selle lingi kaudu siis leiabki abimaterjalid, leiab siis mitmed töölehed, millega nagu samm-sammult siis kuskilt otsast pihta hakata. Ja minule on Leega koos neid teemasid arutades saanud nagu üha selgemaks see, kui oluline on, et sa saad rääkida kellegagi, kellel on kogemus. Et kui sa võtad lihtsalt selle tabeligi ette, siis jõuad kuskile maale, aga kiire kõne või kiire kiri inimesele, kes on nagu seda kõike juba korra läbi teinud ja veel keerulisemalt, siis see aitab mingeid valikuid ja otsuseid teha palju-palju kiiremini. Nii et ma ei tea, Lee, kui palju on sinult viimastel kuudel näiteks nõu küsitud, kui palju on meie projektide eestvedajad sulle kirjutanud või helistanud? See on numbri küsimused. Ma ei ole nendeks valmistunud, pigem ikkagi vähem, et võib olla julgem tõesti pöörduma. Ma muidugi lähen siin nüüd nädalaks puhkusele, aga võib näiteks mulle kirjad valmis kirjutada ja siis, kui ma 8. aprillil olen tagasi, siis ma saan ise ühendust võtta või siis helistada. Meelis küsib siin chatis, et Lee, mis raamatust sa vahepeal rääkisid? Ma rääkisin sellisest raamatmaterjalist Sündmusi kõigile. Panen selle lingi siia eraldi chati. Nii, saime lingi kätte. Aitäh, hästi. Super. Kui meil praegu kohe küsimusi juurde ei tule, siis ilmselt võimegi tänasele kogemuste vahetamisele punkti panna ja joone alla tõmmata, aga ainult selleks, et järgmised kuud kõvasti tööd teha ja proovida, küsida nõu, pakkuda publikule võimalikult ägedaid elamusi ja sellest kõigest nagu tagasisidet saada, sellest kõigest õppida. Nii et ma arvan, et meil on väga suur põhjus kohtuda jälle mõne kuu pärast, kui terve hulk Euroopa kultuuripealinn on jälle valmis saanud ja meil on järgmised korraldajad oma kogemustega ja Lee siis sinul samamoodi seisavad ju selge aastal veel mõned suured produktsioonid ees, kus sa siis samamoodi neid asju läbi mõtled. Ma küsin ühe küsimuse veel, mis on nagu minu meelest alati ligipääsetavuse puhul nagu hästi oluline, et kust nagu alustada. Et kui ma olen nagu täitsa nagu nüüd selles kohas, et ma mõtlen oma sündmuse ligipääsetavuse läbi, võib-olla sündmus on juba mingist otsast hakanud nagu pihta või korraldustöö on hakanud pihta ja ma jõuan selle mõttega alles nüüd ligipääsetavuseni, siis mida ma peaksin tegema esiteks ja teiseks, et mis on need esimesed sissejuhatavad sammud, mis aitaks mul nagu asjadest nagu hästi aru saada? Mina vist alustaksin sellest, et ma vaataksin ära selle meie kogemuskohtumise esimese osa, kus seal ma räägin lahti, et millest mina alustasin, millest meie tiim alustas, et kuidas nagu välja mõelda või saada aru üldse, et kellele ma seda ligipääsetavust loon, kas ja kui palju sinna panustada on üldse mõistlik. Ja mulle tundub, et vist peab natukene julgustama ka neid erivajadustega inimesi ise nagu korraldajale andma märku, mida nad tahaksid näha ja mis on see lahendus, mida nad vajavad. Et ma siin möödunud nädalal osalesin Tallinnas festivalil erisuste erinevused
Ja seal üks vaegkuuljate esindaja rääkis, kuidas nad on nii-öelda kandideerimas 25. aasta tantsupeole. Nende trupis on vaegkuuljad ja kurdid ja nad tahaksid minna sinna nagu võrdsetel alustel, aga nad ei tea, kas neid ikka võetakse ja et tegelikult nad saavad nagu hästi hakkama, et vaegkuuljad kuulevad muusikat ja saavad tantsida muusika järgi nagu me kõik ja kurdid siis tegelikult saavad selle rütmitunnetuse teiste kehade pealt. Aga jah, siis nad nagu nii-öelda väljendasid seda oma muret, et ei tea, kas ikka nagu võetakse ja kuidas. Siis minu soovitus neile oli kohe, et aga võtke ometi korraldajaga ühendust. Et ma arvan, et nii-öelda kindlasti on vaja neile luua mingisuguseid erilahendusi, sest neil tekib näiteks proovides probleem, et muusikat nad kuulevad, aga nii-öelda need muud juhendused, kommentaarid võivad jääda neile segaseks, et kuidas seda olukorda lahendada. Et kui see oleks nagu korras, siis nad võiksid osaleda võrdväärselt kõigiga, et nende enda soov on nii-öelda ka tantsuliselt ja kunstiliselt maksimaalne tase. Selge pilt. Selle kohtumise video saab samamoodi nähtavaks, kuuldavaks ja loetavaks, nagu ka siis esimese kogemuskohtumise video, millele Lee viitas. Mina soovin meile kõigile ägedaid korralduselamusi ja et inimesed, kes tulevad meie sündmustele, saaksid sellest osa parimal võimalikul moel. Et ma ise olin ka ühe projekti korraldustiimis jaanuaris-veebruaris. Ma olen ühe teise projekti vabatahtlik, nii et ma võtan need teadmised kaasa ka siis oma siis järgmise sündmuse tiimi. Suur aitäh kõigile, kes täna olid. Suur aitäh, Lee, sulle kogemusi jagamast ja kohtume õige päev jälle. Ilusat päeva kõigile! Aitäh!